tere jälle! Vahelduseks tegeleme siis selle autoga. Oleme sättinud selle ka suvisesse vormi. Uuesti siis selle stange tagasi, mis rajal katki läks. Siis suvised väljad. Ja 16-tollised. Näeb vähe kabedam välja. Millega me siis täna siin toimetame on klapikambri kaane ja tihendite vahetus. Olen siit enamus asju juba lahti keeranud. Siin on, ma tegin ka õhukastile väikse moodi. 2.8 pealt vaatasin, kopeerisin järgi natukene. Ma lisan siia ühed vanad klipid ka, mis ma mingi hetk filmisin teise auto kõrvalt. Võib-olla seal klippide peal on ka natuke lund näha. Kuna vahepeal siin teise autoga on jupi tootel, siis otsustasin tegeleda rimakaga. Koristasin garaaži ja avastasin, et 2.8 on õhukastis üks vahva asi. See on siis nagu õhulapp. See on nagu termostaadi moodi asi. Ehk siis algul võtab ta õhku siis mootori ruumist sooja ja pärast lülitab ümber välisõhu peale. Siis ma avastasin, et siit on juba õhukast ära võetud, et selles kastis sihukest asja ei olegi. Nüüd siin on ka täitsa kork ees. Ning nüüd ma otsustasin siis selle 2.8 kasti siia külge panna. Sain üht kui teist moodi, aga mulle tundus lihtsam, et 2.8 kastile need 2.6 jupid külge aretada. Põhimõtteliselt on see kõik olemas. Siia külge me paneme kõik. Aga siit põhjast on üks klubi auk puudu. Selle me puurime siia kohe juurde. Ning siis saame juba selle kokku lappida. Ja neid samu kaani ma tagasi iseenesest ei pane. Vaatame, mul on kohe vähe ägedamad. Tagasi lähevad siis punased kaaned. Punane pidi olema kiiruse värv. Äkki tuleb midagi juurde ka. Pidurid juba on punased, kaaned ka. Natuke ikka pigistame välja. Nüüd siis piiluks, mis siin all üldse peidus on. Et see mootor oli väga kaua seisnud või auto, kui see üldse ostetud sai, kui me alustasime selle projektiga. Seega ma arvan, et siit alt me midagi head ilmselt ei leia, aga vaatame kohe järgi. Jõu! Siin on siis näha, et õli on kunagi olnud väga kaua vahetamata. See on pehmelt öeldes rõve. Ja see on siin ka, ütleme ikka väga äkka. Vaatame kohe, mis siin all ka paistab. Ei taha katsudagi. Lihtsalt kõik siukene ladestunud. Aga no vähemasti nukkvõll on normaalne, et aga see mootor näeb seest välja ikka väga kole. Et võib öelda, et läks hästi, et me talvel sellega saime ikka rajal käia ja see meeleraja lagunenud. Ega siinpool on sama rõve vaatepilt. Et üsna õudne. Suures praegu tagantjärgi on hea mõelda, et ma alt karteri ära võtsin enne talve ja õlisõela asjad ära puhastasin. Ilmselt, kui ma seda teinud ei oleks mootor kokku jooksnud. Aga jah, arvestades, kui neid ülevalt on juba nii hull, siis ilmselt see plokk on seest päris kole. Aga eks ta sõidab kaua sõidab. Siis olevad juba teised mootorid ja asjad, aga seni tuleb tarbida, mida meil kasutada on. Vähemalt on see nukkvõll ka korras. Õnneks need on mul kõik uued asjad olemas, need plastmassid on, nii et see läheb lihtsalt prügisse. Puhastasin siis nüüd nii palju ära, kui sain kõik, et pinnad ilusti puhtaks. Siit poolt ka. Mõned konnud nokkisin ka välja, mis ma siit kätte sain. Ja nüüd siis oleks ka aeg tagasi kokku panna nende punaste klapikambri kantega. Uued tihendid. Vanad olid ikka nii sodid, et üritasin juppaaval ära. Et see kumm on lihtsalt plastmassiks muutunud. Et siis polegi ime, et ta lekkima hakkas. Võrdluseks näiteks siis, et need uued on alt nagu täitsa öö ja päev. Et see on ilus puhas. Või nii puhas, kui see vana asi olla saab.
ja need on siis siuksed mõnusad ägakollid. Ühe olen paika ka pannud. Nüüd edasi paneme kohe teise ka paika. Kõigepealt tuleb see tihend siin paika settida peal ja siis nikerdan ta siia vahele. Ja siis saame juba üldvaates pildi. Ja valmis ta ongi. Selline ta siis jäi nende punaste kaantega. Nüüd saime siis õlileketest lahti. Saab ilusti kuivalt sõita. Ei ole ohtu, et me maha põleme. Muus osas on pildim. Saab minna suvele vastu, kuid teine auto on meil siis siin ikka järje peal. Kaan on remontile saadetud, mõned jubinad puhastasin ära ka veel. Et saaks uute puhaste juppidega mootori kokku panna. Siin on need põllid kõrvuti. Siis on nukapakud kõrvusti puhtad. Siin ämbris on mõned vajalikud kruvid, poldid. Ka nukkvõllide ja mootori otsakaante jaoks. Siin on mootori otsa ka need ketipingud. Üldopad. Ma ütlesin need saaled ka välja, millest eelmine kord rääkisin, näitasin. Hästi huvitavad on. Meil on siukene nagu lukk. Seekord siis selle vaheepisoodi rimakast lõpetaks siinkohal ära. Et näha on, et pill on ikka elus, kaduma ei ole läinud. Et vahepeal teenib siis igapäevaseid kohustusi, kuid põhieesmärk on teda ikkagi hoida talve jaoks.